Ma pean tunnistama, et võib-olla mina tunnen ennast halvemini kui Tõnu siin. Minul ei ole midagi häda. No mul on ikka väike võbin on sees, ma pean tunnistama, et see mul esimest korda sellises positsioonis ja nii auväärt isikust. Aga lugesin su raamatuid, olen sind enne näinud ja nii edasi ja sa nimetasid siin päris palju neid struktuure, kus sa oled töötanud ja oled olnud haljal või kõrgel oksal, kummal see? Kõrgel. Olin kõrgel oksal, aga see juhtumisi oli ka haljas. Aga üks asi, mida ma su raamatutes ja kirjutusest ei ole leidnud, et kuidas sa ennast ise iseloomustaksid? Milline inimene sa oled? Sa oled enamus, mis sa raamatus tood välja, kuidas teised käituvad, mida nad räägivad, mida sa nendest arvad. Aga ürita endast nii-öelda pilt anda, kas siin saalis veibijad, kes on läbi aja sind näinud, kas nad tunnevad sind ära, lühidalt, konkreetselt? Seda küsimust võib-olla peaks minu abikaasa käest küsima, aga ma arvan, et ma olen väga mugav inimene, nagu armastan väga mugavust. Seda on asendist näha, aga mul on ka täpselt. Siis mulle kuidagi loomuomaselt meeldib areng, edasiliikumine, millegi uue tegemine ja võib-olla näiteks ka seesama kalapüüdmine ja söögi tegemine ongi nii, et need on hästi sellised loomingulised tegevused. Siis ma arvan, või ma endale vahel tundun kohati olevat liiga pehme. Las minna, mis asja see siin õiendab. Kuidas see su ametikohtadega administratsioonis? Suurepäraselt elus olen. Tudengitele meeldis? Võib-olla tudengitele meeldis, aga ütleme nii, et oli lahinguvälju, kus võib-olla oleks pidanud olema või võinud olla selgrooksem. Et midagi niisugust. Aga ma arvan ka, et ma oskan olla tänulik. See on ka üks iseloomujoon. Muide, kui me sellest õppeprorektori ametist räägime, sa olid ka peale, seda olid rektor ja seal küll tuli paar tähte juurde. 2003 kuni 2005. Ma kontrollin veel su mälu, kas sa mäletad, mida sa nõukogus kinkisid rektor Jaak Aaviksoole, kui sa lahkusid? Inimese kuulamise toru, Pirni puust inimese kuulamise toru. Ma tean, tähendab, seal oli siis niimoodi, et mina lõpetasin enne tähtaegselt isiklikel põhjustel õppeprorektori karjääri. Ja pärast mind tuli õppeprorektoriks Birute Klaas. Ja siis ma nõukogus tegin 2 kingitust. Birutele kinkisin binokli, et ta sellega saaks Brüsselit vaadata. Sest meie hariduskorraldus üldiselt on niivõrd rahvusvahelistest protsessidest mõjutatud, et ta näeks Brüsselit. Ja Jaak Aaviksoole kinkisin selle, mis on stetoskoop. Sa oled stetoskoop on selle nimi. Arstiteaduskonna lõpetanu. No nii, stetoskoop on selle. Ja Pirni puus see toru, millega kivi ajal neid patsiente. Tolle kinkisin Aaviksoole, et las kuulab inimest. Ja rahvas röökis naerda, nii et ma arvan, et see kingitus vääris arressaati. Seal oli veel üks jutt oli juures, see oli binokli juurde oli ja see soovitus oli, et kui sa vaatad ühest otsast, näed sa probleemi suurelt. Ja kui sa keerad selle teistpidi, on see probleem läheb sinust kaugemale. Ja nüüd, kui sa nii-öelda tehtule tagasi vaatad, kumba sa rohkem oled oma elus kasutanud? Kumb on kasulikum? Anna kolleegidele nõu. Kas lükata probleem endast kaugemale või minna sinna kaevuda sisse? Ja. Mina arvan seda, et tuleks vaadata mõlemat pidi ja siis otsustada, kumma kasuks hetkel ja mille kasuks tulevikus. Et mitte klammerduda ühte vaates. Mitte ühte? Jah, mitte ühte. Mitte ainult ühte. Kui kõik kaugemale lükkad, siis tuuli jalad mädanevad alt ära enne, kui sa aru saad. Ja kui sa ainult nii-öelda selle mikromanagemendi või suure pildiga tegeled, siis ka kaugele jõua. Nii et ikka mõlemad tuleb vaadata ja siis otsustada. Aga kui sa vaatad neid ameteid, mida sa ülikoolis oled, siis 78, ma tegin kiire rehkenduse, et 78 aastat ülikoolis on 2 aastat, või 4 aastat varem kui mina, et see on kuskil 64, eks ole. Et mu matemaatika taju. Hakkad ka meheks saama. Ja. Milline amet sul kõige rohkem on meeldinud? Mul on lihtsam vastata küsimusele, milline tegevus mul on kõige rohkem meeldinud. See on loengu pidamine ja koolitamine.
Aga amet, ma ei mõtlegi ametit, jah, selles mõttes, et see tegevus või mis käib mõne ametiga kaasas. Ilmselt ütled õppejõud. jah, nii võib öelda siis õppejõud. Oskad sa seda avada? Oskan küll. Vot selle õppejõu ametis on üks asi, mis mulle kohe iva ei meeldi, mille all ma olen kannatanud, see on juhendamine. See on jube. Mul on siin väga tugevaid doktorante, Einike Pilli, eks ole, kas on veel keegi Lehtsaare kaitsnud doktorant, magistrant siin? Üllas, minu viimane doktorant, mul on 7 tükki neid kaitsnud, eks ole, Üllas siin ja ütleme nii, et on hästi läinud, on kaitsnud, aga ma arvan, et ma olen halb juhendaja, ma ei viitsi togida ja pinda käia. Einike kaitses ise oma töö ära. Ma vaatasin läbi ja siuh. Üllasega läks 18 aastat, aga ikka kaitses ära. Nii et vot nii on, et see on mulle kõige raskem olnud. Ja mis mulle selles õpetamises võib-olla meeldib, on suhe auditooriumiga. Ja kui ma lihtsalt selle loo, vaadake elus vahel, sa kuuled ühe lause või mingi nüanss on ja kuidagi sulle lähevad asjad paika. See oli siis 2000 millegagi, olime Thessaloniki ülikoolis, midagi ma seal tegin seminare, Tähtiga koos olime. Ja tuli korraldaja ja ütles, et kuulge Lehtsaared, et siin teisel pool teed on see arheoloogia muuseum, et seal on ingliskeelne ekskursioon ühele Rootsi kindralile, et kas te tahaksite minna. Läksime, hästi huvitav oli ja mina küsisin selle keskealise proua käest, et andke andeks, et mina olen ka kunagi kiittõlgi kursuse lõpetanud, saksa keele erialal muide, nõukogude ajal juba. Ja teie räägite nendest odaotstest ja müntidest ja mis teil on siin mingid puutükid niisuguse vaimustusega, nagu need oleks teie enda omad või eile oma kapsaaiast leidnud ja nüüd näitate, et terve maailm peab teadma. Et kuidas te suudate olla nii särav? Ja tema ütles mulle, et vaadake, mina ei jaga informatsiooni, vaid mina suhtlen inimesega. Ma olen siin aastakümneid töötanud. Minu eeldus oli, et on kõrinisest jutust. Ei, niisugust asja, et on Rootsi kindral ja Eesti professor, mul pole veel juhtunud. Aga teie lähete nüüd ära ja 1:30 paiku tuleb kooliekskursioon, lapsed bussiga ja mina juba mõtetes saan lapseks. Ja minu palve oli, ärge nüüd midagi lisage, kui ütlete, siis rikute ära. Ma tulin koju, ma olen 30 aastat lugenud religioonipsühholoogiat, ma olen igast PowerPointist loobunud, saastast lahti saanud. Aga audikas selle kriidiklõbinaga sa kuuled seda nõela kukkumist. Vaat sellepärast, et ma räägin nende inimestega. Aga seda õpetas mulle too tädi Kreekamaal. Sul oli loeng, et ülikool on ilus. Et me oleme igat pidi seest ja väljas. Kas ülikool on või võib üldse olla ka naljakas, sul on üks artikkel siin, huumoririkas või midagi, või ei kuulu see akadeemilise maailma juurde? Kindlasti kuulub. Ja minu arust see ongi niimoodi, et vaat see on nüüd selline, ütleme maailmavaateliselt selline Platoni ja Aristotelese mõtte erinevus, eks ole. Platon uskus, et ilu kui niisugune on olemas ja Aristotelese väide oli pigem, et on olemas ilusad asjad või ilusad inimesed, eks ole. Ja mina selles asjas nagu ma tegelikult usun mõlemat, ega üksi välist teist, ma usun, et huumor kui selline on olemas, aga see eeldab ühte kvaliteeti. Keegi peab seda tajuma humoorikana, ta peab nägema selles mingit dissonantsi või kõrvalt vaati. Me võime ülinaljakat asjadega kokku puutuda ja kui keegi naerda ei oska, siis ei ole. See on päris selline tõsine probleem. On, ma võin sulle rääkida, mis sa olid õppinud arst või? Arstiteaduskonna lõpetanud. Vaata, selle nõustaja kaplani töös, ma vist kuskil seda nimetasin ka seal, läbipõlemise, ületöötamise esimesi üks sümptomeid on huumorisoone umbeminek. Kõigepealt on nii, et ta ei oska enam nalja teha. Ja pait. Teine on see, et kaob ära võime naljast aru saada. Ja kolmas ja kõige raskem asi on hea nali ajab närvi. Ta tigedaks läheb, aga keegi viskab mingit kildu, mingi mõnu suur, ja mis asja, meil on siin raamatu esitus, sa ei saa, haige inimene, arsti juurde. Ei, kui huumorisoon kaob ära või?
jah, aga toda vist ei ravi. Mul on pigem vastupidine arusaamine, et kui sa naerad, eks ole, siis arvatakse, et sa ei ole päris, Seal on ka teatud astmed. Selle kohta üks minu üliõpilane ütles väga täpselt. Parem on nutta psühholoogi juures, kui naerda psühhiaatri juures. Et igal juhul minule vähemalt selles elus need põgusad kohtumised mul on olnud siin peahoone koridori peal ja ka varem natukene, et sul see huumorisoon on olemas täiesti ja minu arust on see üks kõige olulisemaid asju inimeses, et inimesed oskavad seda, see tuleb neil ja inimesed tajuvad seda asja, et seda nalja ja sellist väikest. Aga kui sa rääkisid, et siin see seisund, et inimesed väsivad ära või kuidagi niimoodi, et mina olen saanud ülikoolist aru niimoodi, et sul on see, et ma pean nüüd seda oskussõna vaatama, ma otsin kohe siin selle ülesse, ärme võtame sellised koledad sõnu nagu dehumaniseerimine ja siin on palju, aga ma vaatan, kus kohas see oli, et see oli vana inimene oli üles. Naeratus on survegrupp, pugemise anatoomia, jätame nüüd kõik kõrvale. See on puhkamisvõimetuse sündroom. Ja kui ma siin enne ütlesin, et 78 sa tulid ülikooli ja 64 ja mina olen küll kohanud elus inimesi, nagu sa kirjeldad, eks ole, töötavad, nii palju on teha ja ta on asendamatu, kõik elu läheb mööda, saavad 60, töötavad, saavad 65, töötavad, saavad 67, emeriteerumise aken läheb mööda ja kõik läheb mööda ja siis lõpuks on. Et kas ma sellest ja sa seletad seda sellega, et see on see adrenaliin või meie arstid, kui on lõpetanud, ütlevad selle kohta, see on endorfiinid, mis annavad selle mõnutunde, eks ole, adrenaliin tõstab selle ülesse ja see mõnutunne töötamisest ja nad tunnevad ennast kriisis, kui neil ei ole mitte midagi enam teha, nad on mõttetud. Ja vaatades sa lähed nüüd ära ülikoolist, ma ei tea, kas sa ülikoolist ära lähed, aga ei, ma ei lähe, mul on Rolandiga kaubad koos, kevadel üks kursus ja sügisel teine kursus, nii et panen hindeid ja annan tundi. Et sa emeriteerud ja sul ei ole seda adrenaliini sees, et tahaks panna lõpuni, ma ei tea, kuhuni lõpuni. Tähendab, ma tahan edasi panna. See kõlab hästi paradoksaalselt. Tegelikult ma lõpetan töötamise selleks, et hakata nüüd tõeliselt tööle. Et teha seda, mis sulle meeldib. Teha seda, mis sulle meeldib. Süveneda, mõelda, mõista, tohutu palju müra, tohutu palju on kiirust. Mul ei ole vaja enam kuskile... Ainult kalale. Kalal ka käin, jah. Aga ma olen juba Olga Einasto, ma nägin sind, eks ole. Juba Olga juures mul on kabiin 37 raamatukogus. Mul on seal virn ja olen ennast sisse seadnud ja maru hea on, loen. Tohutu produktiivne muide olen. 4 tunniga teen väga palju asju ära, kui keegi ei närvidele ei sega, kusagile minema ei pea. Ja siin ma võin kadedusega öelda. See sotsiaalse nuhtluse erivorm, nõupidamised, kus suur osa siin viibijatest veedab arvestatava osa oma ärkveloleku ajast. Ma olen vaba, aga ühelgi nõupidamise käib. Muide Tõnisse käib sinu kohta ka. Muide see kalamees, et selline lihtsalt kõrvalepõige, et ma eile lugesin ühte doktoritööd, kus oli räägitud eesti keeles ei ole soom, ei ole sugu või selles mõttes keeles ja siis, et võib-olla see doktoritöö ise ei kirjelda seda, et oleks vaja kohendada seda keelt, eks ole, et kas on sooneutraalset, eks ole, ja ma ise mõtlesin, et kui sa tahaksid nüüd olema eesrindlane, nagu täna poliitikas, kalanaine, sa ei saa olla see kõlab imelikult, et kas mingisugune teine sõna ka kõldaks kalamehe asemel, et ma ei kujuta ette näiteks, mõni kalamees, eks ole, võib-olla osa inimkonnast tunneb ennast solvununa, et Vaat solvumisega on nii, et 9 juhul 10 on see solvuja enda probleem. Meil on ka ju sõna esimees, eks ole, on aktsepteeritud. Jaa, aga kalaga seoses, näiteks kalur Tõnu Lehtsaar. Ei kala vist hästi. See kõlab väga valesti ka veel. Kalur on kutseline, kes püüab suures mahus. Kalastaja Tõnu Lehtsaar sinu professionaalse kalastamisoskuse peale. See juba on parem. Aga minu arust ta ei anna seda semantilist sõnumit edasi, et sa oled professionaalne kalamees. Aga miks siis mitte jääda selle... Kalastaja, see on nagu harrastaja. No, aga miks mitte siis selle vana hea kalamehe juurde jääda?
No mina jääks ka, aga ma just tahtsin siin irriteerida natuke, et ära lase segada küla juttudest, hoia kinni sellest, mis on niisugune nagu arusaam. Ma lihtsalt lugesin su raamatus ka, et sul on hästi suur kalakast on autos, ma tean, et sul on suhteliselt suur auto nagu mulgi, eks ole, kalakast ära, kui suur see on? Kalakast. Mul on 2 tükki, üks on 24 ja teine on 36 liitrit. Selge. Ja siis on veel üks asi, mis mulle, palju asju jäi silma, aga ma loen ühe katkendi ette, kuna mul oli see käsikiri oli veidi varem käes, kui see raamat on, eks ole. Raamatu mina sain alles eile. Kuna meil on ülikoolis, kui lehte lugeda täpsemalt, siis on vahetevahel sõna kõlanud, nüüd on fundamentaalteaduse ja rakendusteaduste, kuidas öelda, osakaal ülikoolis või kas peaks rohkem. Ma loen ühe rakendusteadusliku lõigu sellest raamatust ette. Vabandage, kui mul ei ole intonatsioon päris õige, aga minu jaoks oli väga huvitavaks kogemuseks see, kui panin Peipsi ahvena rakendusele, sulgudes 3 lipsu ja 60 grammi raskusega põhja mööda lohiseva silikoon- või nutirakenduse, sulud lõppevad, otsa hoopis 14 grammi tina ja ridvaks 12 grammi testiga mikrojigi ritv. Tulemus oli fantastiline. Iga üksiku kalavõtt oli sõrmedes tunda. Väljakerimisel oli kogu möll käsivarres. Ahven, ma tuletan meelde, on Eestis selline kala. Tänu heale ridvale, Arizon Crazy Fish 3.2, oli kogu püük elegantne, delikaatne ja tundlik. Et see on selline väga hea, täppisteaduslik, rakenduslik nõuanne religioonipsühholoogia professorilt. Ma julgen seda kõigile nõrganärvilistele, tasakaalututele, unetutele soovitada. Nii, aga ega mul, küsimusi on palju, aga eks me saame neid, ma ei tea, kas sa oled veini või õlle või kohvimees või... Karske mees olen. Karske täiesti, jah, selles mõttes, okei. Aga nüüd on mul selline võimalus, et tegelikult saal võib küsida, sellepärast, et ma võin siin tükalt lobiseda. Tõstke julgelt käsi, tõuske püsti, ma toon mikrofoni teie juurde. Ärge häbenege, eestlane on enamasti hästi vaikne. Ma ootasin 1000 ja 1000 käsi, mis tõusevad püsti. Roland, sa kindlasti tahad küsida, sul on nägu selline. Ma küsida ei taha, aga ma räägin selle loo, mille originaalis räägis Tõnu ise. Mida ta, kusjuures tema enam ei mäleta, ma just millest rääkisime. Aga Tõnu oli siis, kui mina olin Vakra üliõpilane, tahaks religioonpsühholoogiat lugeda hommikul kell 8. Te võite ette kujutada, mis nägudega tunned seal olid. Sa võid istuda. Ja Tõnu rääkis, et korra välja, väga pildil istuvad noored, väga soomusolekuga. Üks oli jälle noorina magamaga, siis see loen läbi, see, kes noorina magas, või tõstnud pea ja öelnud, hästi räägid, pane veel. Et siin oli selline võib-olla natuke peidetud sõnum sees instituudi juhatajalt, et pane edasi. Aitäh! Selles mõttes. Aga kellelt veel? Palun. Mina olen juba teinud, aga vaata, ja mina tegis selle peale küsimus. Kas see reageerumise plaan tekkis sulle midagi hiljutisel ajal või oli juba ajaksasti nii kui mina saan minna ikka, kuidas sinu seda on? Äkki sa hakkad seda kavitsema pärast. Näiteks minul oli niisugune asi, et mina algusest ei tahtnud teenud, aga kui mind nügiti sinna, siis küll ilusalt raamata leidsin. Tõepoolest, nüüd oleks teadnud, kui hea on, et me riitamata seda elu, ma oleks juba teismelisena hakanud. Niisiis, aga küsimusi. Jah. Ma ei oska öelda aega ega tundi, aga minu jaoks on olnud see selline nagu evolveeruv teadmine,
Ja kuidagi elu on läinud nagu väga sujuvalt niimoodi. Ma olen professori aktiivsest tegevusest olnud 8 aastat juba nõustamises. On tekkinud elus etapp, kus tegelikult ju kõik on olemas. Ma arvan, et oma erialal, religioonipsühholoogias, võib-olla täna mul ei ole seda isegi ilus öelda, aga see eriala on natukene sumbunud. Seal ei ole häid teooriaid, ei ole nagu läbimurdelisi avastusi. Ja minul ei ole ka ühtegi mõtet, mis läbi murraks või uut tooks või edasi viiks. Ja samas on mingid asjad, kus tahaks süveneda, mõelda, tohutu palju informatsiooni, oma töös ka selline mõtte või tähenduse vajadus. Ma olen seda nagu väga sügavalt tunnetanud. Ja ma tahan millegagi tegelikult edasi minna. Edasi tuleb minna elus, eks ole. Edasi tuleb minna. Et selles nagu karjääri või majanduslikus mõttes pole enam mingeid vajadusi. Praegu on nagu see momentum. Ja ma mõtlesin, aga kui ma siis ühe sõnaga paneks veel, eks ole, ma ei tea, 10 aastat, siis kantakse jalad ees aulast välja, ikka jääb kõik poolele. Et ma ikka parem... Ja muide, küsime niimoodi. Aga millal siis inimene naudib pensionipõlve, kui mitte pensioni eas? Koguja ütleb ka, igale asjale on oma aeg. Nii et mu armsad, ma olen õigel teel. Nii, lugupeetud näen kätt siit kohe, jah. Tõnu, sinust rääkida, ma küsiks veel küsimuse uue raamatuga. Ma olin nõustaja kaplan pealegi, eks ju. Mis on kõige huvitavam tõdemus, mida sa oled selle rollis avastanud? Kõige huvitavam tõdemus on see, kui minul psühholoogina või nõustajana tekib see tunne, et ma oskan midagi või ma tean midagi. Ma tean, kuidas käituda sõltuvusega, kuidas käituda inimesega, kellel on madal enesehinnang. Ja sel hetkel, või üsna varsti pärast seda, kui sulle tundub, et ma nüüd tean, tuleb su tuppa see reaalne olukord, kus sul on tunne, et sa ei tea mitte midagi, sa ei oska mitte midagi, sa pead abi otsima, sa pead küsima, sa pead lugema, pead edasi liikuma. Et elu on keerulisem kui mis tahes õpetus elust ja need, kes väidavad, et kõike teavad, kas valetavad või ei tea midagi. Midagi niisugust. Et ma veel ka korraks lavalt ära ei lähe, et mul on ka üks meene siin. Selle karbi sees on kell. Väga hea, väga hea. Aga see kell on pealkirjastatud või teistmoodi sinu ülikooli aeg. Ja ma vaatasin siia sisse. Siin on muide, miks ta on ülikooli aeg, siin on parkett, mis on sinu ajal, kui sa ülikooli tulid, on aula põrandal olnud. Selle vist on Fjodor Klement ajal pandud, nii et sinu kingakesed on ka selle peal rektori KT-na tallanud. Siin taga on number selle kella peal, see on 16.25. Mul tuleb meelde, et Soome president Stubb sai ka ühe numbri, tal oli väiksem number oli selles mõttes. Aga nüüd, kui ma sisse vaatasin, väike õnnetus on juhtunud. Osutid on seisma jäänud. Enne ma just tahtsin öelda, ma valmistusin programmile see kõne, et see kell näitas natukene ees, et sa oled ajast ees. Nii. Aga praegu on ta jäänud. Õnnetuseks. Aga teate, see on happening nüüd. See ei on planeeritud. Ei, ma saan aru, aga me korjame selle üles kui happeningi. Vaadake, nüüd, head sõbrad, kolleegid, kuule. Kelle poolt see kell mulle nüüd on? See on Tartu Ülikooli poolt. Nii, Tartu Ülikool kinkis Lehtsaarele kella parimate kavatsustega, see on hea kell. Ja üleandmise hetkel oli kell seisma jäänud. Ja see, ärge öelge midagi. Tõlgendage, kuidas tahate. Vaata, hea kunsti tunnus on see, et see annab mitmeid võimalusi tõlgenduseks. Ja nii patused, nii paindliku mõtlemisega, nii loovad, kui te olete, täpselt selline on ka teie seletus. Nii et see on koduülesanne, saksa keeli Hausaufgabe. Peatu hetk, sa oled kaunis. Aitäh. Palju jaksu sulle. Aitäh.